Tere, mina olen Malle Allese ja töötan Viljandi kultuurimaja direktori asetäitjana kultuuritöö alal ja olen valitud Viljandi maakonna kultuuritöötajate poolt esinduskogusse. Viljandimaa asub 3500 ruutkilomeetrise suurusel alal. Selle kohta on öeldud, et see on 8% kogu Eesti pindalast. Meil Viljandimaal on 15 omavalitsust, 12 valda ja 3 linna. Mõisaküla, Võhma ja Viljandi. Ja meil elab siin 58 700 inimest ja neist 32 000 millegagi elab siis maapiirkonnas ja linnadesse nagu Viljandi ja Mõisaküla jäävad siis ülejäänud elanikud. Paistu rahvamaja on üks huvitav maja meil siin maakonnas. Ta asub linnast kõigest 13 kilomeetrit, kui korraldatakse seal üritusi ja siis linnarahvas ka päris meelsasti sõidab sinna, sest et maja on 2006. aastal nagu nõelasilmast tulnud, aga samas jätab mulje, nagu oleks tegemist meil arhailiselt vana majaga. Paistu rahvamaja oli palju aastaid selline vana puust rahvamaja eelmise sajandi algusaastatest ahjuküttega ja ma mäletan, et Piia Mänd, kes on seal praegu ka kultuurispetsialist, kogu aeg kurtis, et seda maja ei saa nii ja naapidi soojaks ja kui inimesed tulevad, siis nad külmetavad ja praegu ta ütleb, et ta on ka öö ja päev, kuidas maja seisukord on muutunud. Paistu vald on hästi hoolas oma inimeste suhtes, kes seal elavad ja ma mäletan ühte kohtumist vallavanemaga, kes ütles, et ma leian, et meie vallas on oluline see, et inimestel oleks siin hea elada, et neil oleks võimalus sportida ja vaba aega sisustada ja oma meelistegevustega tegeleda ja tööl nad võivad käia kus iganes, aga kodus peab olema neil mõnus olla. Sattusin pühapäeva hommikul kell 9 sinna rahvamaja lähedusse ja mõtlen, et eile õhtul oli pidu, et ju siis ikka vist koristatakse, mis siin toimub, vaatan. Tantsivad, harjutavad, juba tunnid käivad, ka kõik nädalavahetused, iga tund on arvel, et kõik saaksid oma harjutused ära teha ja oma lood, laulud selgeks õppida. Karksi-Nuia said 93 linnastaatuse ja 99 said ta nüüd siis alevikuks tagasi, sest nad liitusid oma vallaga ja nüüd on seal siis Karksi vald. Ja seal Alevis oli ka selline vana rahvamaja nagu Paistu maja vanem, aga see oli ikka nii halvas olukorras, et leiti, et seda ei ole enam mõtet taastada. Eelmise sajandi siis lõpus juba ehitati suur kultuurikeskuse hoone, mis siis seisis aastaid tühjalt. Tal oli nagu karkass valmis, katus peal ja ei teatud täpselt, mida teha, maha lõhkuda või ehitada valmis. Ja nüüd, kui loodi uuesti Karksi vald, siis ehitati see kultuurikeskus valmis. Seal on vist isegi 2 korrust veel välja ehitamata, aga rahvas on ta ikka omaks võtnud ja seal ka siis tegevused käivad. Pooled inimesed eesotsas vallavanemaga löövad kaasa rahvatantsuringides, koorides ja juba koolist rahvakultuuri pisik nii-öelda süstitakse neile sisse. Et kuidas sellel majal nüüd minema hakkab, eks seda näeb. Tänassilma rahvamaa on selline pisikene ehitatud magasiniaita, juba 82 aastat seal tegutsenud ja rahvale selliseks meelis kokkukäimise kohaks ka kujunenud. Suuremat asulat seal rahvamaja juures ei ole, on selline hajali asustus, piki Viljandi Tartu maanteed, aga selles pisikeses majas toimub ka vilgas tegevus. Seal on ansamblid, orkester on neil endal olemas, näiteringid, teevad ka loometantsu. Majas on eesotsas noored inimesed ja sellest ka seal nüüd elu käib. Valisime need 3 rahvamaja, siis Paistu rahvamaja, Karksi valla kultuurikeskuse ja Tänassilma rahvamaja. Sellele küsimusele ei olegi kohe nii lihtne vastata ühe lausega. Et me kaalusime siin väga palju variante ja nii-öelda kandidaate oli, praktiliselt iga maja oleks võinud olla
kandidaat, mis sinna filmi läheb. Ala selliseid Paistu-suguseid maju on meil mitmeid, nii et mõningatel valdadel on veel päris pikk tee ees, et jõuda samasse staadiumi või sama tulemuseni nagu Paistus. Ma vaatasin selle valiku veel korra üle ja siis mõtlesin, et võib-olla üks maja, mis on siis vanast majast renoveeritud ja väga hästi tehtud, tõesti korralikult. Ja üks maja, mis on siis ehitatud nagu lõpuni hoone, mida on alustatud kusagil kaugel nõukogude ajal ja mis on seisnud aastaid lihtsalt tühjalt. Tegelikult samasugune lugu juhtus ka meil Pärsti vallas, kus seisis tükk aega maja karkass, keegi ei teadnud, mis sellega peale hakata, lammutada või ehitada, ehitati. Ja nüüd on seal Pärsti valla vaba aja keskus, mis siis toimib nagu rahvamaja. Paljudes kohtades ei ole see mitte nii läinud, et on lihtsalt maha lammutatud. Ja kolmas maja on siis see Tänassilma maja, väike, ubane, aita ehitatud, võib-olla kõige väiksem maja isegi meie maakonnas, et miks mitte. Aga seal on vilgas tegevus ja seal on hästi armsad inimesed. Ma arvan, et viljandlased ei jäta lihtsalt niisama asju vedelema. Võib-olla mulgid on sellised natukene, öeldakse, mulk on kooner, eks ole. Ta ikkagi vaatab, kuidas ta saaks nagu kuidagi lihtsamalt need asjad teha. Nad ei lammuta seda vana maha või võib-olla ka see, et nad hoitakse sellest vanast kinni natuke rohkem võib-olla kusagil mujal. Et päris sellises hullus olukorras ei ole meil ühtegi kultuurimaja ega rahvamaja. Kui me nüüd materiaalse poole pealt vaatame, et kõik on nagu hästi või läheb aina paremaks, siis rahvamaja töötajatel on üks suur mure, et me ei tunne ennast kuigi kindlalt. Me ei tea kunagi, kunas võidakse meid lihtsalt lahti lasta või öeldakse, et koondatakse ära või see asutus muudetakse ümber või mis iganes, sest meil ei ole seadust, mis meid kaitseks. Kui oli Karksi valla kultuurikeskuses koondamiste laine, helistab mulle kultuurikeskuse juhataja ja ütleb, et nii, Malle, kus on seadus, paber, mis mind kaitseks praegu, eks ole. Omavalitsus võib meiega teha praegu, mis tahab. Ja ta ütleb, et ei sobi siia enam, siis ta koondatakse ära ja inimesel ei ole siin enam mitte midagi kaasa rääkida. Põhjust ei ole seal nähtavasti vaja üldse öeldagi, miks. Öeldakse, et lihtsalt me teeme muudatused. Nii on. Üks huvitav näide on meil nüüd siis praeguses Suurejani vallas. Seal on selline väike koht nagu Sürgavere ja Sürgavere on ehitatud nõukogude ajale. Väga ilus, suur kultuurimaja, spetsiaalselt kohe suure vaatesaaliga ja seal on kõrval saalid ja ainult, et seda maja ei ole seal praktiliselt kellegile vaja. Kui me käisime viimane kord Sürgaveres, siis kultuurimaja seisis täpselt nii suur ja lai, nagu ta seal oli. Teda ei köeta, tega ei tehta mitte midagi ja seal kõrval on suur spordijoone ja kultuurimaja tegevus toimub spordijoones. See tähendab, et kultuurimaja juhatajal oli seal üks pisikene tuba või nurk. Kui ma õieti mäletan, see ei olnud isegi tuba, ta oli kellegagi ühes toas ja Memmedaadi teeõhtu või kohviõhtu toimus jõusaalis. No ma ei tea, kas ja kuidas see on, aga kõrvaltvaatajale jättis see natukene niisuguse kummalise mulje. Võib-olla jah, ehitati see maja omal ajal kuhugi valesti ja planeeriti midagi valesti ja ei arvestatud proportsioone, et kui palju inimesi seal elab, aga praegu on jah niimoodi, et see maja seisab seal tühjalt ja ootab, millal ta kokku kukub. Pole vist ka seal ühtegi head Kosilast käinud, kes oleks ära ostnud. Aga äraostmisest rääkides, siis üks rahvamaja on ikkagi Viljandimaal ka erakätes. Kolgajani vald müüs maha Kolgajani rahvamaja, mis oli ka selline vana puustoone ahiküttega, krigisevate põrandatega ja selle ostis ära tubli ettevõtja Howard Nurme ja on siis 2007. aastaks selle majaga käiku andnud. Igatahes on meil William Reimanni nimeline rahvamaja Kolgajanis olemas. Niisugune pretsedent on loodud, et on eraomanikuga rahvamaja. Viljandimaal ikkagi hoolitakse oma rahvamajadest ja need remonditakse nii palju, kui ühel või teisel omavalitsusel neid võimalusi on.